Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Tere hommikupoolikud, head kuulajad, alustab Digitund tehnoloogia uudistega. Käes on 2. september ja stuudios on täna Hans Lõugas ja Henri Kroonemaa. Räägime tänases saates siis värsketest uudistest ja nimelt sellest, et kui arvati, et iPhone on ikkagi turvalisem kui Android, siis nüüd massiivse juhtumi järel vist enam nii arvata ei saa. Ja turvalisusest räägime selles saates loomulikult veel. Nädalavahetusega peamine tehnoloogia uudis oli see, et Twitteri asutaja Jack Dorsey konto häkiti ära ja selle taga on üks selline küberkuritegevuse liik, mis on maailmas järjest kasvav ja tuleb välja, et kogu selles tehnoloogia ahelas on olnud üks väga nõrk lüli, mida nüüd kurjategijad sööstavad ära kasutama. Mis see on ja kas see on ka kuidagi Eestis ohuks, sellest me räägime. Siis hiljuti panid väga paljud Eesti inimesed interneti, sotsiaalmeedias üles pilti oma lastest täiesti heas usus. Miks ei ole väga mõistlik, arutame korraks. Ning septembri keskel, septembri teises pooles hakkab juhtuma midagi, mis on siin juba terve suve juhtumas olnud. Nimelt Huawei tuleb välja uue, tõenäoliselt väga hea telefoniga, aga väga suur küsimärk on, mis tarkvara seal peal on ja esimesed sellised vihjed või esimesed infokillud juba selle kohta tulevad. Siis ilmselt räägime veel ka Eesti omadest ise juhtivatest sõidukitest ja võib-olla mõnest uudisest veel. Digitund. No nii, alustame siis selle uudisega, et iPhone enam ei ole turvalisem kui Android. See on muidugi võib-olla natuke julge väide, aga see on natuke kõva järeldus, mis võiks ju huvi äratada. Millest see järelduse siis võiks teha või selle üle vaielda, on uudis, mille avaldasid Google'i turvauurijad. Google'i juures tegutseb eraldi selline üksus, nimi on Project Zero, projekt 0, mis tegutseb turvavigade otsimisega mitte ainult Google'i enda toodetest, vaid kõikjalt. Väga-väga targad inimesed on seal ja väga-väga tänuväärset tööd teevad ja nad avaldasid eelmise nädala neljapäeval siis selle, et nad on avastanud hulga lehekülge internetist, mille kaudu korraldati rünnakukampaaniat siis iPhone'i kasutajate vastu. Ja need detailid, mida nad selle järgult välja ladusid, näitasid, et see päris mitu hinnangut olen kuulnud, et see on seni kõige suurem rünnak üldse iPhone'i vastu, mida on peetud väga turvaliseks telefoniks. Ja siin nädalavahetuse jooksul on selle kohta ka mingisugust detaile välja tulnud. Igatahes see skeem oli umbes selline. Olid internetis teatud veebilehed ja Google ei ole avaldanud, mis veebilehed need olid. Apple'ile nad loomulikult ütlesid, kui nad need turvaaugud Apple'ile edastasid, aga avalikult teada ei ole. Igatahes olid mingid veebilehed, mida külastasid Google'i andmetel siis 1000 inimesed nädalas. Ja sellest me võime juba sellise esimese järelduse teha, et tegemist ei olnud, ma ei tea, CNN-i või mõne muu sellisega, mida ei külasta 1000 inimesed, vaid ma arvan miljonid inimesed nädalas, eks ole. Et need olid mingisugused natuke spetsiifilisemad saidid. Aga kui sa sinna oma iPhone'iga läksid, siis nakatumiseks ja selleks, et su iPhone üle võetaks, ei pidanud väidetavalt rohkem mitte midagi ise tegema. Sa ei pidanud kuhugi vajutama, sa ei pidanud millegagi nõustuma, sa lihtsalt läksid sinna veebilehele ja sa ei saanud arugi ja su iPhone'is oli tagauks. Tehnilisi detaile nii palju, et see tagauks oli seal täpselt nii kaua, kuni sa tegid oma iPhone'ile restardi. Ehk et neil ei õnnestunud seda ikkagi kirjutada iPhone'i ajusse igaveseks sisse, aga see ei ole, ütleme, see on selline pisikene hea uudis suure halva uudise sees, sellepärast, et esiteks inimesed ei tee, ma arvan, tihti iPhone'ile restarte. iPhone on väga hea telefon, et teda ei ole vaja sugugi tihti restartida. Ja teiseks, kui see on mingi veebileht, mida sa ei külasta ühe korra elus, näiteks, eks ole, on see mingi uudisteleht või e-maili leht või jumal teab mis leht, eks ole, mida sa võib-olla külastad mitu korda päevas, siis sellest, et see turvaauk nagu mällu ei jää vähe kasu, nii et ühesõnaga oli turvaauk ja mitte tegelikult üks turvaauku, vaid 12 erinevat nõrkust, mida siis üksteise järel ära kasutades ja kombineerides oli võimalik siis iPhone üle võtta, saada juurdepääs kogu su iPhone'i sisule, failid, fotod, asukoht, keychain'i salvestatud paroolid.
ja muu säärane. Väga massiivne, väga massiivne on sellepärast, et just, et see, mida suudeti siis telefonis teha, ainuüksi seda lehte külastades, kõik, sa võid võtta ühe äpi failid ja mida see tähendab? Ühe äpi failid, see tähendab seda, et me kasutame võib-olla selliseid krüpteeritud sidega sõnumi rakendusi nagu WhatsApp, et kus keegi ei saa neid lugeda. Sellel hetkel, kui see sõnum sinu telefoni jõuab, sa näed seda sõnumit, tähendab see WhatsApp ise sinu telefonis selle teeb loetavaks ja samal hetkel ka selle turvaaugu tõttu saab kõik need sõnumid kätte, kõik pildid kätte, kõik asukoha ajaloo kätte, kõik, mida üldse sa ise oma telefonist näed, oli siis läbi nende, seda isegi nimetati ahelateks, sellepärast, et tõesti kasutati rünnakus nagu mitut turvahaavatavust korraga ja see oli täielikult üle võetud telefon ainuüksi lehte külastades. Ja see kõik muide toimus mitme aasta vältel, ehk siis iOS-i versioonides vähemalt 10–12 ja toimus niimoodi märkamatult ning Google andis siis Apple'ile teada, et sellised vead on. See on tavaline praktika tegelikult firmade vahel, et kui leitakse sellised turvaaugud, siis ikkagi antakse teisele teada, mitte ei tulda avalikkuse ette sellega. Ja andis Google teada veebruaris Apple'ile ja tavaliselt käib sellega kaasas selline ütleme, et see on kuul, mis on tulistatud juba välja, aga ta jõuab sinuni viitega. Ehk et tavaliselt on niimoodi, et sa ütled firmale, et kuulge, teil on auk, tehke korda ja ma tulen avalikkuse ette sellega, ma ei tea, näiteks 6 aja pärast või ma ei tea, 2 kuu pärast, eks ole. Et nii kaua ma annan teile aega, et parandage ära ja teie kliendid saavad uue tarkvaraversiooni kätte. Nüüd sel puhul, nende aukude puhul andis Google Apple'ile aega nädala, mis on mitu korda vähem kui tavaliselt antakse ja ma arvan, see annab aimu sellest, kui tõsised need augud siis ka Google hinnangul oli ja Apple'il nende auks tuleb tunnistada, läks 6 päeva aega ja iOS-i versioonis 12.1.4 on need siis parandatud ja see tuli ka juba talvel välja, nii et ma eeldan, et enamus inimesi, kes vähegi viitsib ja see on nüüd see jutt, et uuendage oma tarkvara, kui midagi tuleb välja, tarkvara uuendus, et enamus inimesi, kes viitsib seda teha, on sellega hakkama saanud mõned, see paar järeldust, mis nagu selle uudise kohta teha, mida seesama insener sealt Google'ist üksusest juba pani kirja ka ja mida teised on ka teinud, mis on väga tähelepanuväärsed, et enam see näitab seda, et võib-olla mõne kalkulatsiooni järgi pidid see olema nagu üliväärtuslik sihtmärk, ma ei tea, riigijuht või tippametnik või riigisaladust käsitlev inimene, on, muide, et sind on väärt rünnata. Eile ilmus Forbesis üks lugu selle kohta. Ma ütlesin, et on teatud detaile hakanud tekkima, viitega küll väidetavalt mitmetele, aga siiski täiesti anonüümsetele allikatele. Forbesi küberturvalisuse ajakirjanik kirjutab, et tegemist oli hiinlaste rünnakuga uiguuri vähemuse vastu. Ehk et oli Hiina projekt ja tegelikult ei olnud seal sihiks mitte ainult iPhone, vaid olid ka Android ja Windows. Et see oli palju laiem. Muidugi keegi seda kinnitanud ei ole, mingid ametlikke andmeid ei ole, aga selge on see, et tegemist oli mingisuguse sihitud rünnakuga. Sest kuidas need toimivad on niimoodi, et nende turvaaukude nimi on Zero Day. Ehk need on sellised turvaaugud, millest maailm veel ei tea. Need on sellised väga väikesele ringile teada olevad turvaaugud, mis on väga tõsised ja seega need on üliväärtuslikud. Ehk kui sina oled häkkeri avastad selle, siis sa võid selle, ma arvan, 1 000 000 euroga põhimõtteliselt kuskil interneti tumedates allhoovustes müüki panna ja selle jaoks on ka oma turg ja neid, keegi ei taha neid kasutada, neid kasutatakse ära ainult äärmisel vajadusel, sellepärast, et niipea, kui sa neid kasutama hakkad, ütleme, et see tõenäosus, nagu me nende puhul nägime, läks ikkagi mitu aastat aega, on ju. Aga vähemasti see rong hakkab liikuma selle poole, et need avalikustatakse ja sa jääd oma turvaagust ilma selle kasutamise võimalusest, need pannakse kinni. Ja seetõttu neid kasutatakse ainult kas üliväikses ringis või ei kasutata üldse, pannakse sahtlisse kuhugi mapi vahele ja võt siis, kui on vaja näiteks, ma ei tea, mõnda terroristi jälgida või mis iganes vajadusel, kui sa oled riik või kui sa oled häkker, et siis mingi maailma kõige väärtuslikuma küberrünnaku korraldamiseks, et ainult äärmisel vajadusel võetakse siis sealt klade vahelt välja ja pannakse kasutusse. Et need on sellised rünnakud. See näide, kus oli mitu aastat ja ilmselt sadu tuhandeid inimesi ilmselt külastas, kui siin uured ütlesid, et 1000 inimesed nädalas, võite arvutada, on ju 2 aasta jooksul, palju see inimesi seal on. See näitab, et neid kasutatakse tänapäeval ka selleks, et ikkagi teha suhteliselt massilist jälgimist, mitte 1, 2, 3 inimese jaoks. Ehk siis mida see Google insener ka kirjutas, et
nagu tehniline kommentaar, aga väga paljud vead, mis seda võimaldasid, tundusid olevat ikkagi lohakast programmeerimisest Apple'i poolt, et väga palju selliseid kehva tasemega kirjutatud koodi oli, mis lihtsama kontrolliga tuleks kindlasti välja, mis nagu natukene on selline väga-väga suur kivi sinna Apple'i kapsa ajada, et asjad on selle koodi kvaliteetne lendab alla ja iPhone on ülevõetav, et seda ei pea enam kohtlema kui mingisuguse kroonijuveelina, mille siis ründamine on nagu ülikallis tegevus, vaid seda tehakse niimoodi aastate jooksul ja 14 või ilmselt ka rohkemgi turvaveaga. Ütleme, ma ühest küljest on sinuga nõus. Asja teeb keerulisemaks see, et Apple on ise tagunud oma turunduses viimastel aastatel seda privaatsuse ja turvalisuse trummi ja justkui jätnud muljet, et nemad on see turvaline platvorm ja turvaline teenus ja siis need ülejäänud on tead sellised, nagu nad on ju. Ma arvan, et on turvaline väita, et tarkvara on läinud nii keeruliseks ja seda kirjutab nii palju, tuhandeid ja tuhandeid inimesi teeb tarkvara kallal ju, iOS-i kallal, ma ei teagi, peast ei oska öelda, palju neid inimesi on, need on tuhandetes kindlasti, eks ole. Ja see, kus sul on, kujuta ette, sul on üks projekt, et kus on tuhandeid inimesi tööl, siis on täiesti kindel, et seal tehakse tuhandeid ja tuhandeid vigu. Ja võib-olla iga päev tehakse suurel hulgal vigu, nii et ma olen täitsa kindel, et neid vigu on ka Google'i enda teenustes ja Microsoftis ja ma ei tea, kus iganes, Swedbankis või Eesti e-riigis, ja neid on igal pool. Et see on nagu, peab ikka päris julge olema, et tulla, Google ei ole ka tulnud, eks ole, niimoodi kuidagi naeruvääristama ja vehkima, et pigem mulle tundub, et on ikkagi niimoodi viisakalt tehtud, et kui sellised turvaaugud avastatakse, et see on nii suur õnnetus, et see on õnnetus kõigile. Seda küll, aga igatahes ei ole enam alust nende kõrtsilaua sellisteks vaidlusteks, et ikkagi iPhone on 100% turvalisem kui Android, sellepärast, et kui sa kasutad Google'i enda Androidiga tarkvaraga telefoni, siis ma arvan, et neil on ikkagi väga võrdsed. Jah, aga muidugi siin üks asi veel, et kui see nüüd oli see Hiina projekt, mõtleme kui, siis üks põhjus, et kindlasti miks ta sai niimoodi mitu aastat suhteliselt segamatult toimida, on just see ka kultuuriline kaugus. Et tõenäoliselt suur hulk lääne inimesi, ma ei tea, ka häkkereid, turvaspetsialiste ei veeda iga päev aega uiguuri uudistesaitidel näiteks või mingites sellistes kohtades, eks ole. Et sellised väga sihitud rünnakuid teatud seltskonna, teatud kasutajagruppi vastu kusagil on kindlasti võimalik suhteliselt hästi korraldada, et põhimõtteliselt me võime ka ette kujutada, et kuskil Vormsi valla inimesed, kas siin vald on üldse olemas? Saar on. Ütleme, mõne Lääne-Eesti väikse omavalitsuse kodulehe mingisugusel alamkohal võib olla selline auk, ütleme, neid rünnakuid võib seal tõenäoliselt aastaid korraldada ja äkki lihtsalt keegi ei satu sinna. See käib nii vähe inimesi, aga võib-olla just need käivad, keda sa tahad niimoodi rünnata. Ehk siin on sellised agasid, aga põhimõtteliselt ma olen sinuga nõus, on ju, et see näitab, et Apple meil ei ole andmeid, mille põhjal me saaks väita, et Apple on kuidagi põhimõtteliselt teistsugune, turvalisem ja parem kui need teised teenused. Aga me peame tegema siia pausi ja siis jätkame. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Lähme digitunniga edasi, me peame teiega rääkima veel edasi turvateemadest. Kuidagi selline saade on, et ei saa üle ega ümber, need on nii olulised. Twitter, üks maailma suurimaid sotsiaalplatvormi, selle siis juhtasutaja ja nägu Jack Dorsey, tema konto alt hakkas eelmine nädal tulema sellist ikkagi rassistlikku sõimu ja igasugust lärmi. Kõik imestasid, mis on juhtunud. Juhtus see, et 20 minutiks suutis üks häkker tema siis Twitteri konto üle saada kontrolli. Ja kõigile muidugi jäi suu lahti, sest et Twitteri enda mees number 1, kui tema konto on ju ebaturvaline, mis siis mehed kõik ülejäänud peaksime arvama, et mida teha ja kuidas see juhtuda sai pärast seda 20 minutist lärmi, siis hakati uurima ja selgus natukene, et Twitter tõstis käed üles, et meie poolt on kõik turvaline, meie ei ole midagi valesti teinud, et miks see sai juhtuda, et meie number 1 juhilt võeti konto ära, et süüdi on hoopis telefoni operaator. Ja natukene seda uurides siis hakkasime vaatama Henrikuga, kuidas see käib ja kas Eestis oleks ka võimalik niimoodi inimeste kontod või identiteet üle võtta? Jah, selle rünnaku nimi on SIM swapping või SIM-i vahetus ja ehk siis
rünnatakse ahelas seda nõrgemat lüli ja hetkel on välja tulnud, et kui paroolid ja kõik on väga turvalised, sul on kahe faktoriga autentimine peal, eks ole, siis nõrk lüli on see, et lähme mobiilioperaatori juurde või helistame neile või kirjutame neile ja ütleme, et tere, mina olen Twitteri asutaja Jack Dorsey ja mul juhtus selline lugu, et telefon kukkus merre ja nüüd on kõik katki ja üldse väga halvasti, et mul on uut SIM-i vaja. Ja siis on seal teatud protseduurid, mis on nõrgad ja halvad ja siis, või siis lausa korrumpeerunud, et on mingid äraostetud töötajad kusagil. Ja põhimõtteliselt see lõpeb sellega, et operaator ütleb sulle, aha, härra Dorsey, et teie uus SIM on seal või siin. Ja ma ütlen, ma kavatsen veeta nüüd selle nädala, et aru saada, et kuidas see, mis on tehnilised nüansid on, et kas seda saab ka kuidagi nii-öelda kaugelt ilma mingit uut füüsilist SIM-i saamata korraldada. On kaks võimalust, e-SIM, aga teine on siis jah, et vähemalt USA turul ma olen ka sain aru sellest, et on võimalik, et sa ostad poest nii-öelda AT&T SIM-kaardi, mille ei ole numbrid seotud ja siis ütled sellele operaatorile. Palju mu vana number siia SIM-ile. Jah, et mul vaja SIM läks katki, ma olen Jack Dorsey ja palun pange mul siis siia SIM-kaardile, mille number on see ja see. Ja siis sa saad teha kõike Jack Dorseyna. Kõlab nagu veider, aga meie telefoninumbriga on tänapäeval seotud nii palju seda, mis me teeme. Igasugused turvakontrolli koodid, helistamised. Jah, need kui just kahefaktori autentimise koodid ju laekuvad tihtipeale SMS-idega ja me oleme arvanud, et 2 faktorit on turvaline ja ta ongi turvaline, aga kui SIM-kaart seal ei ole turvaline, ehk et kui see kood läheb kurjategija telefoni, siis ei ole mõtet seal kõigil. Aga siin isegi minu meelest ei läinud asjad nii kaugele, vaid tuleb välja, et Twitteril on teenus, et sa saad SMS-iga tweetida ja kurjategijad tweetimiseks Jack Dorsey nime alt kasutasid seda, et nad lihtsalt saatsid SMS-i sellele mingisugusele numbrile ja siis ilmusid Jack Dorsey tweetid välja. Aga põhimõte on sama, et jah, kui ma saan su SIM-i, siis ma saan oigu palju pahandust teha. Ja Eestis saab ka SIM-i vahetada. Saad logida ise teenindusse, tellid endale uue SIM-i, see tuleb postiga kohale, aktiveerid ära ja vana SIM pannakse kinni ja sina oled uus SIM korraga. Aga ma olen väga kaugel siin praegu väita, et need pettused oleks kuidagi väga lihtsalt Eestis teha. See nõuab nüüd eraldi uurimist, et mis need mehhanismid täpselt on seal. No kui me räägime sellest, et seal USA-s ja teistes riikides väga palju on see levinud kolmandas maailmas ka, Aafrika riikides, Brasiilias vaatasin väga levinud, et käib see siis sellisega, mille nimi on social engineering, selline termin. Ehk sa veenad operaator, et jah, mina olen see inimene, sa pead teadma tema kohta asukoht, aadressi, eesnime, perekonna nime, võib-olla seda telefoninumbrit ennast on ju, tihti ka mingeid muid andmeid, kui sa suudad veenda operaatorit, jah, ma olen see inimene, saad kuhu SIM-kaardi, Eestis see veenmine käib meil ikkagi tehniliste vahenditega, sul mobiil-ID, smart-ID või siis lausa ID-kaart, et sa ei saa öelda operaatorile, et ma olen päriselt see Hans Laugas on ju, uskuge mind, vaid öeldakse, et isegi võimalik telefonikõne ajal, mida mõned vist teised pangad kasutavad, et mobiil-ID-ga autentiga. Jah, ma arvan, et kui üldse midagi, siis kogu see pull näitab, kui erakordselt oluline tänapäeva maailmas on tugev digitaalne identiteet. Ja ükskõik millega sa seda asendama hakkad, kas see on sinu sünnikuupäev ja koera nimi ja ema neiupõlve nimi ja nii edasi, eks ole, need tüüpilised asjad, mis on või on see social security number või mis iganes asjaga sa hakkad tugevat digitaalset identiteeti asendama, siis see lõpeb katastroofiga. Ja küsimus on, et kas nüüd minnakse ahelas kõrgemale, kas hakatakse seda tugevat identiteeti taotlema, nagu see suvi juhtus Smart ID-ga, et üritada seda välja petta, me peame sinna panema fookuse, et see oleks võimalikult turvaline, et ei saaks seda tugevat identiteeti välja petta. Jaa, aga lihtsalt muu maailm on, eks ole, olukorras, kus neil ei olegi üldse seda turvalist identiteeti, mida siis üldse äkkima hakata, et nad on sammu võrra taga ja see on kindlasti see, kus me peame järjekordselt tõdema, et see, mida Eestis 20 aastat tagasi hakati tegema, et meil on tugev digitaalne identiteet, see oli uskumatult visionäärlik otsus ja see toob meile täna iga sekund nii palju kasu, et tuleb lihtsalt edastada ametlikult ja avalikult siin veel kord tunnustus ja tänu nendele inimestele, kes seda asja Eestis hakkasid ajama, et ma arvan, et muu maailm lihtsalt tuleb, lonkab järgi sellele. Aga me peame tegema pausi ja jätkame varsti. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Jätkame digitunniga, Hans Laugas, Henrik Roonemaa ja vaatame siis peale, kui meil on täna selline turva- ja privaatsusteemaline
saade natukene, siis eelmisel nädalal Geeniuse portaali ühe artikli kaudu ujus avalikkus ette üks teema, mis on, ütleks selline kahetine, selline arutelu vääriv. Nimelt üks lasteriiteid tootev Eesti bränd Bread & Kids tegi siis Facebookis sellise postituse või kampaania postituse, kus nad otsisid siis uusi lapsmodelle, kes hakkaksid selle brändi riideid reklaamima. Ja see on kõik okei, siiamaani, aga mis siis juhtus oli see, et inimesed hakkasid sinna samma täiesti avaliku sisuliselt reklaampostituse kommentaaridesse panema üles fotosid oma lastest, väikestest lastest, need ei olnud sellised 10-aastased, ma ütleks, silma järgi ma arvan, need olid sellised, ma ei tea, 4, 5, 6-aastased äkki. Ja koos nimed ja veel, ma ei tea, osad olid pannud veel mingid andmeid, pikkus ja midagi sellist. Ja tavaliselt oli see ema, ehk siis sealt ikkagi nagu teha järgmine samm, eks ole, et päris nagu veel infot selle lapse kohta ja perekonna kohta saada, et see oli ju väga lähedal. Ja vaat see on nüüd selline koht, kus ühest küljest nagu tundub, et see, kas see on nagu ülereageerimine, kui näiteks mulle tunduks see väga imelik, et mina elu sees oma lastega midagi sellist ei teeks, aga teist küljest see tundub imelik. No kujutad, sa jalutaks mööda tänavat, on ju. Siin Tallinnas mingisuguses korralikus piirkonnas, vaatad ühe kontorihoone katusel on kiri Bread & Kids ja siis kõnnid mööda tänavat ja vaatad sinna välis ukse peale ja sinna on siis naeltega löödud, inimesed on mööda läinud pannud oma laste pilte koos oma nimede ja muude andmed. Ja siis koduse aadressiga. Koduse aadressiga, ja siis terve sein on täis neid pilte. Mul läks natukene kõhe tunne küll, et mis siin toimub praegu. Miks riputatakse kõigile avalikult üles neid lastepilte sinna? Et see tunnetus, mis inimestel sotsiaalmeedias on privaatsuses nagu ei ole veel hästi järgi jõudnud sinna, et mis tegelikult see reaalsus on. Ja minu arvates siin on nagu 2 momenti, mida ma tahaks välja tuua. Et esiteks ma olen alati ülimalt skeptiliselt suhtunud sellesse, kui vanemad murelikud inimesed tulevad kokku, korraldavad Euroopa Liidu või jumal teab kelle raha eest seminare, kus arutatakse selle üle, kuidas lapsed ei oska internetis üldse turvaliselt käituda. Neil ei ole aru saama, mis on privaatsus, jätavad oma isikuandmeid igale poole maha, chativad seal mingite võõrastega, eks ole, mängivad oma, mida tänapäeval mängib Robloxit ja vanasti mängiti Growtopiat, eks ole, et see on väga ohtlik, et jumal teab, mis inimene internetis selle minu lapse juurde satub, eks ole, ja et kas laps siis avaldab enda kohta, et kus ta elab ja mis ta nimi on ja hästi palju vana inimesed muretsevad selle pärast. Ja nüüd teisest küljest nüüd me näeme, ja need kommentaare ei olnud selle postituse juures mitte 1 ega 10, need oli sadu, mitusada tükki. Kus siis need samad vanemad, kes on kangesti mures oma laste ja privaatsuse pärast, unustavad selle sekundiga ära ja hakkavad ise käituma, ma ütleks väga küsitavalt. Nüüd teisest küljest, need inimesed, kes seda tegid, need lapsevanemad, ma arvan, et siis, kui juba esimest korda hakati muretsema nende asjade pärast, siis nemad olid need lapsed, kelle pärast muretseti. Võib küll olla, jah. et tundub, et nad tõesti ka siis nagu lastena ise ei õppinud seda, et mis on privaatsus. Või nad äkki lastena teadsid ja täiskasvanuna kuidagi unustasid ära või ma ei tea, see on selline väga, väga kummaline maailm, et ma mõtlen, et kui me neid oleksime näiteks 15 aastat tagasi paremini õpetanud, siis kas nad täna ei oleks oma lapsi niimoodi avalikult interneti naelutanud? Eks samal ajal on ka see, et 15 aastat on olnud selline paras kiirde, infokiirde, mis me oleme kust läbi käinud, et võib-olla need inimesed, kuule me isegi oleme ju see, kuidas meie privaatsuse tunnetus areneb siin, see on ikkagi aastatega muutub üha rohkem ja mis oli 5 aastat tagasi tundus veel talutav, siis nüüd me praegu vaatame selle peale, et pagan nii ikka ei lähe. Et 5 aastat edasi veel ja äkki meil selliseid juhtumeid on vähem, kus 100 inimesed arvavad, et see on normaalne, nii et mul tundub see imelik, ma olen nõus, aga ma selles mõttes olen nagu mis mõttes kuidagi nagu saatusega päri, et siin aeg annab arutust, ega ei ole midagi teha muud. Jah, meil kolleeg Ronald Liive uuris siis ametkondade käest ka, et kas selline tegevus on seadusega ka kuidagi kooskõlas või vastuolus. Ja eks see on ka segane, et lapse, näiteks Andmekaitse Inspektsioon ütleb,
et seadus ütleb, et täisealiseks saamiseni vastutab lapse eest lapsevanem, mis ühtlasi tähendab ka seda, et lapsevanem saab otsustada, kas ja kuhu, milliseid pilte lapsest üles pannakse ja ta ütleb, Andmekaitse Inspektsioon ütleb, et iga vanem võiks siis oma lapse andmete avaldamisel arvestada lapse huvidega ja võimalusega, et täisealiseks saades ei ole laps sellega päri, et vanemad on temast alaealisena interneti pilte postitanud ja nii edasi ja ta paneb ka südamele muidugi fototöötlejatele, ehk siis antud juhul selle samale lasterõivaste firmale, et tasuks äkki mõelda, et mida teha, mitte teha ja minu meelest see firma võttis ka selle kampaania maha, aga Lastekaitse Liit ütleb, et teise inimese foto avalikuks tegemisel peab küsima seda nõusolekut ja seda tuleb rakendada ka oma laste puhul, nii et ma ei tea, kas see nüüd otseselt seadusevastane tegu oli, aga ma arvan, et me vist nõustume siin mõlemad, et privaatsuse koha pealt kuidagi väga küsitav. On. Ja ma ei tea, muidugi me võime fantaseerida või kas me peame fantaseerima, et aga mis siis? Või et mis siis võib juhtuda? Ärme fantaseeri, sest et lihtne on tekitada väga must stsenaariumeid, aga võib-olla piisab sellest, et see nagu tundub vale, et sa paned selle üles ja see sama tänava näide, kas see tänaval tunduks mõistlik või võib-olla kui me räägime mingi väga väiksest kogukonnast küla, kus on 15 inimest ja sul on külapoe ees tahvli peal kellegi lapse pilt, et näed, ta otsib suveks tööd näiteks, ta muru niita kuskil. Tema suurusega lasteriided on üle näiteks, anname ära või midagi, see on nagu, aga suur linn, anonüümne, 100 laste pildid seintel, ma ei tea. Ja muide, siit meil on veel paar minutit pausini aega, ma tahaks jõuda siit ühe asjani edasi, et mul oli siin paar nädalat tagasi või nädalaga tagasi vist oli olukord, kus ma olin nädalavahetusel üksi kodus. Terve pere, lapsed olid ühes kohas ja abikaasa oli teises kohas ära ja ega sellise noore lapsevanemal väga tihti selliseid asju ei juhtu, et sa ärkad laupäeva hommikul üles, mõtled, et ma ei peagi nagu midagi tegema ja mis siis nüüd saab. Ja ma avastasin siis, kui ma hakkasin mõtlema, et huvitav, mis mu sõbrad tuttavad täna teevad. Et ei ole sellist sotsiaalvõrgustikku, kus seda saaks teada. Võib-olla Instagram on selline, ma ei kasuta, aga ta mäletad, kui Facebook tuli omal ajal või üldse, kui sotsiaalvõrgustikud tulid, siis see väga selgelt oli, nende point oli see, et sa saad teada, mis su sõbrad teevad. Ja inimesed kirjutasid kogu aeg, mida ma nüüd ma olen siin ja panid oma mingi perepilte üles ja ma ei tea, me oleme maal ja me oleme rannas ja ma arvan, et seda on ka, aga mingil põhjusel näiteks minu Facebook on põhimõtteliselt nagu Delfi või Postimehe avaleht. Et seal on ikkagi uudised, päevasündmused ja selline jooksev kommentaar, hästi asjalik on see. Ja sinna vahele ongi ju väga imelik panna sellised, tegin pannkooke tüüpi pilte. Et ma ei tea, kas see on ainult minu probleem, aga mina ei leidnudki siis nagu sellist kohta, hakkasin mõtlema, et Facebooki vahele sellist infot panna on sama imelik, kui näiteks Delfi või Postimeest tuleks välja, ütleme teenusega, et meil on nüüd selline sisselogitud kasutajatele on privaatne võimalus seal päeva uudiste vahel näidata, mis te täna hommikuks sõite ja oma sõpradele, et sa keerad selle sotsiaalvõrgustiku mudeli nagu teistpidi. Ja see tunduks ausalt sama imelik, et ma lähen Delfist vaatan, et mida Hans teeb, et äkki lähme, ma ei tea, koos kuhugi loomaaeda lastega. Ma muidugi kuulun sinuga samasse, ütleme sellise gruppi, et ma nüüd ei tea, mis nüüd tegelikult toimub, aga ma olen kuulnud, et on uuemad kohad, nagu näiteks Snapchat ja sellised, kus siis, mis on selle rolli üle võtnud, et sa ütled midagi, mis sa praegu teed ja see kestab natukene aega, et see ei jää igaveseks sinna ka, sest nagu kogu selle Facebooki häda on see, et sa saad kellegi sõbra või siis uue tuttava nii-öelda ajalugu tagasi kerida, kus ta on kirjutanud 3 aastat tagasi, tegin pannkooke, olen siin, on ju. Sai siis. Ehk siis eks ajapikku muutub ilmselt ka vanuse eagrupiga ja sotsiaalringiga ja sinu sõprade tegevustega, on ju, et kui sa oled võib-olla 19 ja siis sul on vaja ka aega olla laupäeva hommikul öelda, et ma nüüd juba jõudsin koju või ma olen veel linnas, on ju. Et siis on see nagu olulisem funktsioon. Aga väga huvitav oleks, mul täitsa tekkis kohe tunne, et selline, et võiks olla selline koht. Ma tean, et paljud inimesed kasutavad grupi chatte, näiteks on kas iMessage või WhatsAppi chatid, aga seal on see pushi probleem. Et kujuta ette, kui mul on seal näiteks mitukümmend inimest, nad kogu aeg midagi kirjutavad, siis kogu aeg mu telefon ju teeb plõnn, et aga siis on kindlasti häkk, et ma saan teavitused maha võtta näiteks. Sul on ju ainult kord kvartalist see laupäev, kus sa saad tead saada. Heal juhul, aga olgu. Võib-olla siis keegi leiutab vana hea uue sotsiaalvõrgustiku. Ja kutsuge see privaatse. Jah, võib-olla peaks selle ise ära tegema. Olgu, aga me teeme pausi ja siis jätkame. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
Läheme digitunniga edasi, vaatame korraks tehnoloogia uudistega hoopis tulevikku ja üks huvitav küsimus on õhus, nimelt Huawei, mis on see aasta on kõvasti uudistes, sellepärast, et ameeriklased kahtlustavad Huaweid mitmesuguses, ütleme pehmelt öeldes või otse öeldes spionaažis ja ei taha lubada nende tarkvara, siis riistvara, et kokku saaks Ameerika tarkvara ja Hiina riistvara, siis ei lubanud kasutada näiteks selle keeld puudutas Google'it ja Google'i tarkvara Androidi. Ja suve jooksul on antud Google'ile selline ajapikendus, ehk siis nende Android võib koos kõikide teenustega edasi toimida senistel Huawei mudelitel, aga septembri teises pooles, nimelt 18. septembril peaks siis Münchenis Saksamaal Huawei välja tooma oma selle aasta uue kõige tähtsama telefoni nimega Huawei Mate 30. Ja siis on see tõeline tuleproov, mis siis juhtub, kas näitab üks, praegu läbimüügilt kas esimesel või teisel kohal olev telefonifirma Maut telefoni ilma selle Google'i Androidita, mis oleks üsna mõeldamatu, kas on mingi vahepealne versioon või kolmas on see täiesti tavaline telefon tavalise Androidiga? No Reuters on kirjutanud artikli, kus Google'i esindaja on neile sõna otsesõnu kinnitanud, et seda Huawei Mate 30 ei saa müüa litsenseeritud Google'i äppide ja teenustega. Nende sama USA piirangute tõttu. Suvine ajapikendus, mis anti Google'ile, kehtib seniste mudelite kohta, aga ei kehti uutele mudelitele. Just, täpselt nii ta ütles. Küll aga on väga segane, millega see uus Mate 30 siis tuleb. Et teoreetilised variandid on, et ta tuleb selle Huawei enda Harmony OS-iga, mis tundub väga ebatõenäoline, sellepärast et alles tulid telerid ja nüüd räägitakse, et tulevad mingid nutikellad, et kas see valmis üldse ja kas sellist teenust on, ütleme, sellist telefoni oleks võimalik väljaspool Hiinat üldse müüa, ülikahtlane. Ja siis edasi jääb variant 2, et ta tuleb selle Android Open Source Projecti ehk siis Android avatud koodiga tarkvara baasil, mida kus näiteks oli siis, kes tegi see Amazon, eks ole, tegi oma Androidi sisuliselt sellest avatud Androidist. Ja see projekt ei läinud eriti hästi, et tundub, et meil on tulemas välja telefon, millel ei ole tarkvara. Ehk siis mida see tarbijale nagu ette kujutades, kuidas see toimib, sa saad selle telefoni, mis on väga tuttav, kuidas ta töötab, lahti läheb, kõik tarkvara seal sees on, õigemini kuidas see tarkvara platvorm töötab, aga hakates otsima äppe. Google Play poodi seal ei ole, Google Mapsi seal ei ole, Google otsingut ei ole, Gmaili ei ole. Ehk need asjad, mida me olen harjunud Androidi telefonist nägema, neid seal ei ole. Ja neid ei saa ka sinna panna, sellepärast, et Google seda ei toeta. Võt kui ei saa, et võib-olla on leitud mingisugune selline jokk-lahendus, et need ei ole, aga kuskil seal on mingi ikoon, mis ütleb, et paigalda siit ise või ei tea, et me võime ainult fantaseerida. Aga huvitav on see, et nad kulutavad selle välja siis 18. september Münchenis. Ehk nad tulevad tegelikult ikkagi Hiinast välja lääne turule telefoniga, kus ei ole siis, ma ei tea, ei ole siis neid teenuseid ja äppe, mida lääne inimesed tahavad. Et see saab olema üks päris huvitav üritus. Saab olema jah, et nad ikkagi püüavad, eks me siis paar nädalat on näha ja saame näha, mis juhtuma hakkab. Kiire uudis ka vahele ka Eestimaalt, nimelt kui isejuhtivad sõidukid on ikkagi on kuum teema, kuum tehnoloogia arendusprojekt, siis ka Eesti, Bolt, endine Taxify, ütles, et nemad ei jää sellest rongist maha. Ja Bolt alustas koos Tartu ülikooliga teadusarendusprojekti, et siis juba tuleval aastal teha esimesed testsõidud tänavaliikluses isejuhtivas sõidukiga. Aga mis on selle uudise juures üks huvitav detail, nimelt Evgeni Kovanov, kes on siis tootejuht Boltis, ütles, et nad ei kavatse hakata tootma isejuhtivaid sõidukeid, vaid eesmärk on ehitada üles tehnoloogia, mis põhineb vabal tarkvaral ja olemasolevatel kaardirakendustel. Selline vaba tarkvara projekt, kust sa paned kokku seni tehtud töö, mida insenerid on kuskil laadinud üles GitHubi, selline ja paned selle kokku ja toimima, kaardirakendus on vabad ja see võiks olla selline siis, ma ei taha öelda, vaese mehe isejuhtiv sõiduauto, aga kindlasti vaba mehe isejuhtiv sõiduauto ja kindlasti palju soodsam projekt, kui teevad siis miljardeid sinna sisse panev Uber ja teine ettevõte, kelle nimi on Didi, suur Hiina ettevõte, kes on sama Bolti investor, alustas just eelmine nädal Shanghais selliste masinate isejuhtivat ja siis pilootprojekti. Ja igatahes väga huvitav on näha, ma olen kuulnud, et selliseid nagu ise tegevaid häkkereid on päris palju, eriti Ameerikas Silicon Valley's, kes siis ise oma auto on teinud ise juhtivaks.
kas see tehnoloogia on sealmaal see vaba varal põhitehnoloogia, et teha siis terve taksopark isejuhtivaks. Eks ma olen selles suhtes skeptiline, aga ma usun, et kindlasti Bolt saab selle siis veenduda. Ma arvan, et see on üks sellised uudiseid, kus on midagi taga, mida meil on siin stuudios praegu kahekesi raske läbi hammustada. Et Jevgeni Kabanov ise on samas Tartu Ülikooli vilistlane, kas see on, et meil on võimalik nagu küsida, eks ole, et kas see on PR-projekt või kas see on mingisugune projekt, kus on ühendatud PR ja ülikooli toetamise selline goodwill ja võib-olla mingisugune tulevikku suunatud tegevus või on ka variant, et tegemist on ikkagi millegi kavalaga. Millegi sellisega, mida just Eesti inimesed oskavad hästi teha, eks ole, et teeme odavamalt, kiiremini ja lihtsamalt kui need suured kohmakad läänefirmad. Terve Eesti riik on niimoodi üles ehitatud, et näeme. Ja see lõppu veel minut on aega, saame öelda, et mäletatavasti siis väliskaubandus- ja infotehnoloogia minister Kert Kingo, sulgudes EKRE, kutsus kokku e-valimiste töörühma, kui ta ametisse sai. Ehk siis uurida, et kas e-valimised on ikkagi turvalised ja mida peaks tegema või muutma seal ja mis nendega siis üldse teha. Ja see lõppraport tuleb aasta lõpus, aga üsna ebatavaliselt, kuigi nad ütlesid, et nad seda ei tee, on siis vaheraport antud välja, nii-öelda vaheraport ehk tuli siis pressiteade. Ja pressiteates on paar sellist tähelepanuväärset asja. Esiteks, minister Kingo ütles pressiteate vahendusel, et e-valimised on meie digiühiskonna kroonijuveeliks, mis arvestades EKRE varasemaid sõnavõtte on märkimisväärne muutus. Ja teiseks ta ütleb, et nende osas me peame olema veendunud, et nii elektrooniline valimissüsteem kui ka hääletamise infosüsteem oleksid turvalised inimestele arusaadavad. Ning viimase kuu jooksul on siis töögrupi liikmed esitanud 30 täiendusettepanekut, mille osas on toimunud elav diskussioon. Ja mis need ettepanekud täpselt on, seda ministeerium ei avalda ja loomulikult, kuna tegemist on pooleli oleva tööga, siis ei ole ka alust arvata, et need kõik oleksid seal lõppversioonis kirjas ja öeldakse, et teeme nii, et kell on selline faas, kus inimesed tulevad ja ütlevad, et mida nemad arvavad, et võiks teha teistmoodi. Aga üks konkreetne muutus on siiski välja ujunud ja see on siis idee, et e-valimiste vaatlemine teha erakondade jaoks kohustuslikuks, ehk et peab olema iga erakonna esindaja juures. Seal opositsioon juba ütles, et vahet pole, et vabatahtlikult on võimalik niikuinii sinna kõigil täna minna, et kui me tahame, siis me lähme, et kui te kohustuslikuks teete, siis ei tee e-valimisi kuidagi turvalisemaks, aga samas ma seda ideed ka kohe, see on selline pisikene muutus, ma arvan, mis võimaldab teoreetiliselt näida nendel valimistel turvaliselt. See on ka oluline, et see protsess mitte ainult ei oleks turvaline, vaid ka näiks turvaline. Ja tead, vähimana on see, et vähemalt aitab suurendada inimeste hulka, kes saavad aru, millest nad räägivad, kui nad vaidlevad e-hääletamise. Jah, et ma olin seal näiteks, et võib-olla mõni ei viitsi ennast ise kohale ajada, et vähemasti siis kohustlikus korras peab seal olema keegi olnud ja pärast on raske kobiseda kusagil, et ma ei tea, meid üldse ei kutsutud ja me ei tea ja me ei saanud aru. Võib-olla tõesti, see on selline pisike asi. Asi siis erakondadel nüüd leida üks inimene on, kes seal istuks ja vaataks. Aga meie saade on sellega läbi, aitäh kõigile kuulajatele ja kohtume nädala aja pärast. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.